Me oleme tulnud Fotopointi poodi, et vaadata statiive. Nagu näeme, on neid hästi palju erinevaid ja tekibki küsimus, kuidas endale õige välja valida. Ja täna me räägimegi mõnest olulisemast punktist, kuidas valida endale sobiv kolmjalg. Kõige esimene ja ilmselt ka kõige tähtsam omadus, mida me peame vaatama statiivi puhul, sõltub sellest, milline kaamera meil on. Kui meil on väike, kerge kaamera, kas hübriidkaamera või kompaktkaamera, siis tegelikult piisab meile täiesti sellisest lihtsast, üsna peenikeste jalgadega statiivist. Kui meil aga on juba peegelkaamera, mis on selline suurem ja suurema objektiiviga, siis me peame paraku vaatama ka statiivi, mille jalad on toekamad ja jämedamad. Järgmine oluline omadus, mida silmas pidada, on jalgade kaldenurk. Ehk siis osades statiividel saab jalgade kaldenurka muuta ja seda erinevates asendis fikseerida. Oluliseks osutub see siis, kui me pildistame erineval maastikul. Nõnda me saame statiivi panna väga erinevates kohtades, korralikult stabiilselt seisma ja sealjuures jääb statiiv veel ilusti horisontaalasendisse meile, nii nagu peab. On statiive, millel seda teha ei saa. Näiteks selle statiivil jalgade kaldenurka ei saa muuta, sellepärast et siin on sellised fiksaatorid, mis ei võimalda jalgade kaldenurka muuta. Sellised statiivid sobivad näiteks hästi linnamaastikul, kus on tasane pind kogu aeg ja ei olegi meil vaja seda statiivi kuskil suunas kallutada. Järgmiseks oluliseks asjaks jalgade juures on lülide arv. Ehk siis näiteks selle statiivil on meil 1, 2, 3, 4 lüli ja 3 kinnitust. Selle statiivil aga on 3 lüli, 1, 2, 3 ja 2 kinnitust. Erinevuse teeb see selles, et 4 lüliga statiivid lähevad meil kompaktsemaks kokku, aga 4 lüliga statiivide kõige alumisem lüli tavaliselt on peenem, ehk siis nad ei pruugi olla nii stabiilsed kui 3 lüliga statiivid. Neljandaks, kui me räägime jalgade lülidest, siis need lülid lukustuvad selliste kinnitustega. Sellel konkreetsel statiivil on selline klamberkinnitus, mis käib kiiresti lahti ja kiiresti kinni. Sellel statiivil siin aga natuke teistsugune kinnitus, ehk siis siin on keeratav. Keerate lahti ja keerate kinni. Nende omavaheline eelistus, kumba eelistada, sõltub hästi palju kasutajast. Küll aga on see, et klambrid, sellised lukustused, need on väga kiired ja väga konkreetsed. Samas näiteks kinnastega talvisel ajal on palju mugavam võtta siit kinni. Meil ei jää midagi kuhugi vahele ja meil on selline konkreetne haare. Peale selle, et on oluline vaadata, millised omadused on statiivi jalgadel, tuleb vaadata ka statiivi kesksammast. Statiivi kesksammas on siis see, mis on siin keskel ja mida saab üles alla liigutada. Selle samba juures on oluline silmas pidada, millistesse asendisse me saame ta panna. Näiteks sellel konkreetsel statiivil saab selle panna horisontaalisendisse. Selliselt. On 2 suurt plussi. Esiteks me saame pildistada otse ülevalt alla ja teiseks me saame hästi madalaid pildistamise rakursse kasutada. Ehk siis, kui me need jalad kinni paneme ja paneme selle statiivi jala nimisi, siis meil on kõige madalam on tegelikult see vahemik, isegi tegelikult rohkem. Praktiliselt vastu maad saame panna. Aga on statiive, millel ei saa horisontaalisendisse panna, vaid saab näiteks kesksamba ära keerata. Sellel statiivil keerame kesksamba ära. Ja nüüd me saame tõsta selle jala samamoodi nii kõrgele ja meie kõige madalam pildistamise rakurss on täpselt nii kõrge. Kolmandaks on statiive, mille kesksambaga me ei saa suurt midagi teha. Ehk siis siin me saame kesksambast üles alla liigutada, aga meil ükskõik kui madalame statiivi paneme, minimaalseks kõrguseks jääb meil selle samane kesksamba pikkus. Viimaseks kõige olulisemaks omaduseks statiivi valiku juures on materjal. Nimelt on osa statiivid valmistatud süsinikfiibrist, süsinikkiust ja need on hästi kergelt ära tuntuvad, sellepärast et nende tekstuur, kui neid lähedalt vaadata, ongi selline kiuline. Nad on kergemad ja nad on hästi stabiilsed ja jäigad. Teiseks materjaliks, mida reeglina kasutatakse, on alumiinium. Alumiinium on küll natukene raskem kaasas kanda, aga tänu oma raskusele on nad ka tihtipeale näiteks tuulega stabiilsemad ja samas on nad ka soodsamad, kui on fiiberstatiivid. Seega on statiivi valikul vaja silmas pidada kõigepealt seda, milline kaamera meil on. Ehk siis, kui meil on väike kaamera, siis meil ei ole väga mõtet osta suurt ja rasket statiivi. Ja vastupidi, kui meil on korralik suur peegelkaamera, siis kindlasti ei ole mõtet võtta väikest ja kerget statiivi, sest nad ei toeta üksteist. Peale selle vaatame jalgu,
vaatame, kas meil on jalgade kaldenurka võimalik muuta, ehk siis mõtleme, millisel maastikul me pildistame. Seejärel vaatame, mitu lüli on, mida rohkem lülisid, seda väiksemaks kokku ta läheb, aga selles suhtes me kaotame natukene stabiilsuses. Seejärel vaatame kinnitusi. Kinnitused on maitse-eelistus, millised me tunneme, et meil endal rohkem meeldivad, kas sellised klambrid või siis keeratavad. Seejärel vaatame kesksammast, millised tööasendid kesksambal on ja millised me tegelikult vajame. Ja kõige lõpuks me vaatame materjali. Fiiber või alumiinium. Üks asi muidugi, mis me endale lubada võime, teenuse see fiiber on alati kergem endaga kaasas kanda. Alumiinium on raskem, aga soodsam.